Tere! HD Team Gaming siin ja mina olen Morten, olen Koreast tagasi Pinkchipi peaga ja meil on ka Markus siin. Jou. Ja tema on siin teie juures olnud. Oleme Papsimaal ja imestate, kuidas meil creative mode on. Kõik on ühe asja pärast. Siia, kui ma end portali tegin, siin on Papsilt asi. Need on Papsilt, vali ja naudi. Vajuta siia, kui tahad creative'it. Kui tahad survivalit, vajuta siia. Näete, nüüd mul on juba survival. Ja siin on creative. Niisiis, see on masin, millega me saame endale game mode'i valida. Ja creative'iga siia igasuguseid asju ehitanud. Papsile emeralde. Ja siin on see Papsi arvuti, millega ma saan ükskõik mis mängija peasid võtta. Võtame näiteks sinu pea, Markus. Okei. Kirjutage kindlasti kommentaaridesse oma mängija nimi, siis ma saan teie pea panna siia. Sest Papsimaa muutub varsti serveriks. Ja kas kõik saavad siia mängima tulla? Paneme su pea siia nurka. Niisiis. Siin on ka paar asja, mida te peaksite nägema, kui serverisse tulete. Maali taga on tuba, avatud iga laupäev. Iga laupäev siis avame siin serveris uks, avatud iga laupäev. Serveris saate ka siia tulla iga laupäev. Jälle. Ja siin on müür. Ja siit ma olen ka Papsile teinud väikse abilise Papsi ihukaitsja. Ja meie sõber on tagasi tulnud. Possu 2. Possu järeltulija. Ja. Possu esimese järeltulija. Nii, seal all on küla, mida me täna ka teeme edasi ehitame. Vabandust, et ma ei saanud sellest videosid teha, sest ma olin Lõuna-Koreas ja mul ei olnud lihtsalt kõrvaklappe kaasast ja ma ei saanud teha. Aga igatahes siin on labor ka, mille juurde me tuleme mõnes teises osas. Mis on ka pooleli. Ma tõesti väga vabandan, et ma ei saanud teile teha. Aga igatahes ma ei tea, mis obsiideni see siin on. Lähme alla. Vaatame alla, siin on küla, ma tutvustan seda ka teile natukene. Siin on majad, igasugused. Ja mul on ka villageri ressurspakk, see teeb igasuguseid villageri hääle. Ja. Nagu mingid sellised. Igasugused. Nagu tavaline Minecrafti laul ja siis nad nagu laulavad seda. Ja villageri laulavad. Ja nad teevad ka muid hääli, näiteks lammast ja paa ja niimoodi. Aga siin on meil lehmad sellel majad, siin on akaatsiast maja, suur disainiga selline. 10 000 kirstu sees. Ja siin on põld, kus meil on kirikuõpetajast farmer. Jõu. Siin on 6 kuusemaja. Päris la. Mingi tüüp. Siin on džunglist. Džungli on. Siit pääseb ülesse. Siin on Madis. See on meie elanik džunglis. Igatahes siit läheb veel kulake. Jah, selline. Jah, selline. Siin on veel üks põld, siis siin on raamatukogu. Nagu siit saab võtta raamatuid. Tegelikult Minecraftis ei saa küll, aga... Oi, vabandust, ma ei tahtnud. Vale nuppu. Nii, nüüd on kõik korras. Siis see on ka üks kasemaja. See on igasugused ahjud ja crafting table'id siin. Siin on üks kasefänn. Siin on porgandid, siin on üks suvaline kivimaja. See on ka suht suvaline siin. Siia peaks tortsid panema, siis on valgem. No jah, okei, paneme kõigepealt timesed. Nii. Akaatsia mets ja sinnapoole ma teeme Markusega suure koopa. Näete, see siin kõik see kivi läheb koopa piirid. Me ei ole veel kindel, kuidas me seda teeme. Need käsnad seal, need on selleks, et laavat vältida. Ja seal on üks salajane ruum, mis on koopas üks salajane. Nii, siit tuleb manöörid eest, et ma pean olema ettevaatlikud. Viibunooled lendavad muidu. Siin on igasugused värvid, nederportal. Jah. See on üks
salakoht. jah, nagu kuhu väga tugevad rändajad saavad. Ja kui te imestate, kelle pead seal ennem olid müüril, siis need on igasuguste youtuberite. Lähme korraks selle juurde ja siis hakkame ehitama. Jah. Et te näeksite ka. Ja mul on Pink Sheepi pea, nagu te juba aru saite. Siis ma lihtsalt fännan Pink Sheepi. Kindlasti vaadake Exploding TNT kanaleid. Nii, siin on need Skydes Minecraft, Deadlocks, Pajan Canadian, The Diamond Minecraft, Exploding TNT, Setling, Sandi, Husky Moodkips, Captain Sparks, Minecraft Universe, Paul Soares Junior, Jerome ASV, mina Flambior, Paps 7, meie kanali liige Veiko ja Lorx 23, mille minu ja võitluse video temaga on väga populaarseks saanud. Ja siin on siis kõik vaenlased. Notch, Herobrine, Squid ja see Guardian, Zombie ja Villager. Okei, hakkame ehitama. Vaatame, on sul mõni idee, kuidas me võiks edasi teha? Näiteks põllud võiks iga maja juurde teha. No kui teedki põllu, siis teed mingi hästi piraka maja ja siis nagu eraldad, et ühele majale on üks põld ja teisele teine. Kuidagi. Aga kuhu me järgmise maja teeme? Ei tea. Seal hakkab mägi, meil tuleb need maagid ja kõik muud värgid kiviga, mis sellele jääb kiviga kinni siduda. Äkki sa teeksid neid, graveliga teid rohkem, siis saab võib-olla aga mul on kahekõigist vahet vaja. No näiteks, kus siit saaks ja siia poole teeme edasi. Kuigi jääb natuke vähe ruumi, aga pole hullu. Nii, vaatame, teeme nii. Te võite samuti peale oma mängija nimede kommentaaridesse lisada nagu, et kuidas või mida me peaksime veel ehitama. Serverisse, kui tulete, serveri avame kuskil paari nädala pärast. Koos minu serveri kõrval, sellest saab meie kanali ametlik server, millest me teeme maja. Mingitest, näiteks nendest ja siis selle, nii vaatame kuidas, nii. Ei tähendab nii, nüüd läks kuidagi. Nii. Okei, me ei saa seda kaugele teha. Sest aed on ees. Ja ma olen teinud sellise reegli, et sealt kaugemale ei lähe. Sest küla ei peagi tegelikult nii suur olema. Meil on veel palju asju, mida teha. Kui serveriga ühinete siit Popsimaalt, siis saate ka olla videos. Räägime teiega. Esimese siseneja saab üllatuse. Võib-olla isegi jääd mini tiitli, nii et olge kiired. Kohe kui video avaldame, tulge siia. Kui te muidugi arvutis Minecraft on. Ärme tee nendest katust, paneme mingid. Kuidas see kuradi slaim siia sisse sai? Jep, päris pirakas on ta. Kohe teeme talle sellist asja, ta ei unusta seda. Okei, teeme Stonebricksidest. Nii. Pole ära. See on parim viis slaimi tapmiseks. Jah. Või teine viis on mäest alla kukutamiseks ka. Slaimil saab muidugi väga palju limapalle, nii et põletage need väiksed maha. Siis nende limapallid, mis tulevad need. Okei. Nii siis nüüd tuleb, oota, mille põrandad teeme võib aga sellest? Jah. Okei. Kui see maja valmis on, siis me peaksime
hakkama külale mingeid müüre või midagi ette tegema. Jah, et kollid ei saaks sisse tulla. Ja siis mingi paar Iron Golemit ka kaitsmiseks. Tegelikult kui sa ütlesid paar, ma ütlesin nagu sain kohviku võiks ka teha ju. Kohviku, jah. Kindlasti siis ühinege serveriga, saate ehitistes ise olla. Teine võimalus oleks meil olnud ka Adventure Map välja lasta, aga see ei oleks nii huvitav olnud. Rohkem käidakse serverites vist kui Adventure Mapides. Mängimiseks ei ole midagi hullu vaja, lihtsalt ühinete, aga Adventure Mapi tõmbumiseks mõnikord läheb mingit programmi või vaja või te ei julge tõmmata, et mingi viirus sealt sees on. Jama on see, et me oleme nii lähedale sellele bedrockile vaadata lihtsalt. Jah. Nojah, see on tehtud ju ikka super flat worldiks. Ja keegi on selle mäe siia ehitanud. Jah. Meil pole muud aimu, kuidas see vägi siia võis saada. Keegi ehitas. Paps ilmselt. Jah. Seda oleme juba eelmistes videodes öelnud. Ja loodetavasti oleks teie aru kasvati mõni. Jah. Okei, nüüd oleks tortsi vaja. Varsti me paneme Minecrafti moodid ka endale, et siis te saate... Oota, kas see on... Ei, see on sealt kadus seal. Okei, võta voodi. Nii, siis paneme selle siia, need siia. Ei, paneme ühe ahju. Ja selle siia ja uksed teeme tumedatest tammedest. Need on minu lemmikuksad. Või need uksed. Uus maja valmis. Minu lemmikmaja on ka see. See näeb päris lahe välja. Nii, nüüd vaatame. Kuhu me võiks hakata. Praegu ma arvan, et sellest aitab, teeme mingid siis asjad siia ümber. Näiteks, veel mitte, ma teen siia kohviku võiks, jah? Mis hakkab olema, ei tea, mis materjalidest. Võtame need näiteks. Need. Ja praegu. Ja siis natukene ka seda. Aga äkki teeme ikka sellele majale, mis me just ehitasime, paneme need aknad ka või? Jaa, õige, ma unustasin viimasel ajal aknad panna. Tänan, et meelde tuletasid. Jah. Muidu on maja ilma akendeta. Ja seda ei tahaks keegi. Nii. Nii. Ja nüüd hakkame paari ehitama. Kohvikut. Teeme tee kohvikuni. Või siis... Jah. Nii. Kas sa teed selle kahelise tee või? Ja ma ei tee kolmelist. Slaimid, palun teed. Õnneks nad ei saa mööda nendest nendest aedadest. Nii, need ei ole lõpetanud. Jah. Vaatame, kuidas me seda teeme. See võiks nüüd ilus tulla selline. Jah. Siia. On sul veel ideesid? No ma ei tea, me võiks
me võiks teha mingi rõdu ka, kus peal nad saavad nagu, noh, kah nagu süüa ja juua. See tuleb tõesti hea mõte. Okei, teeme nii. 2 korruseni siis. Nojah. Või teeme suure terrassi kuskile taha näiteks. No seda võib ka. Kui palju mul siit oli? 1, 2, 3, 4, 5. 5 edasi. 1, 2, 3, 5. Nii, meil ei ole küll võib-olla väga tugevad ehitised, aga me teeme neid palju. Või nagu jah, et palju väikseid ehitisi on põhimõtteliselt nagu palju. Üks suur ehitis. Jah. Suurel ehitisel, no suva võib-olla. 1, 2, hakkame siit lugema. Äkki teeme lihtsalt selle kuskile kohviku juurde veel mingid lauad ja toolid, kus nad saavad nagu lihtsalt õues noh, kah süüa ja. Hea mõte, saab mõtetest tullil. Nii. 1, 2, nii. Vaatame. Oota, miks ma tegin 3 siia? Kui siia käivad need? Ei tea. Olen segane. Nii, siit läheb. Head mul meelde tuli. Nii. Kui me saaks siia... Nii. Oota, kas... 3, jah? Siis peaks seal... Midagi ei klappi siin. 3, 1, 2, 3. Mõlemad poolt 3. Nii või? Peaks jah. Nii, siia taha mahkuneid ei tee. Kui oleme seest ära teinud, siis hakkame terrassi juurde minema. Jah. No kohvikule peaks mingi nime ka panema. Jop. Nii. Mis nime paneme? Las ma mõtlen. Kõige võtame nii. Oi. Restoran. Külatoit. Jah, see sobib ka. Nii. See on valmis. Nüüd. Auksed teeme ka mingist tammepuust või? Uksed või? No jah, uksed. Milles ma põranda teen? Selle võiks teha mingist... Kasepuus vist. Sellest või? No sellest võib ka. Või sa mõtlesid kaseplankudest või? No jah, plankudest. Või siis noh, need kasepuudest, aga paned noh, niimoodi teisipidi nagu. Niipidi. Jah, niimoodi. Okei. Loodame, et kohvik tuleb ilus, mis ilmselt tulebki. Mängijad saaksid siin ka võib-olla süüa. Jah. Emeralde on vaja. Sinna peaksid saama emeralde kuidagi teenida ka ju. Võiks teha, nojah, töö mingi... Nagu meie tegime esimeses videos. Jah. Nojah, ongi mingi vangla
mingi mina vangla politsei või? Mingit tööd andma või ei palu. Seda, nojah, võib-olla anname see, kes tuleb siia näiteks, maailma, esimest korda tulevad, siis saavad 64 emeraldi. Et saavad osta midagi. 100. korra ühinemised saate ka 64 juurde. Jah. Tüüp mingi lihtsalt lahkub, ühineb. Jah. Või lahkub, siis muudab skinni ära, ühineb, saab emeraldid, lahkub. Muudab kasutaja nime ära. Jah. See oleks pull. Jah, see oleks päris pull. Nii, varsti on meil see valmis. Siia tortsi ei paneme siia lambid, et tahaks ilus ikka. Vaatame, loeme kõigepealt need siit ära. 14, okei, kui me 14 kui 2 ära võtaks, siis tuleks siit 6, 1, 2. Nii. 2, 3, 4, 5, 6, nii. Siia lähevad uksed õue. Ja nii. Kõigepealt teeme siia ka nii. Paneme need ilusad kaseuksed, need on õue minekuks ilusad. Jah. Paneme ette tammeuksed. Okei. Nii, nüüd on vaja kõigepealt suva paneme ikka tortsid nende. Äkki paneme maja juurde mõned lilled ka või? Et oleks ilus või? Okei, kõigepealt oleks mul vaja miks ma jämedat mulda panen, sest sellepärast, et see ei muutu muruks. Kujutage ette, et teie lillepeenras on muru. Jah. See ei oleks ilus. Ma ei tea, kas mul seal Xboxis on seda jämeda muru, vist ei ole. Võib olla. Jämeda mulda. Jah, mulda. Nüüd läheme lillede juurde. Punane tulps on ilus. Võtame veel oranži tulbi. Või ei, valge tulbi. Paneme need suvaliselt siia. Nii, see on esimene, siis teeme pärast veel sinna juurde. Nüüd on tortsideks aeg. Ja kui siia kuskile saaks suuri neid seeni panna. Ja. Siis oleks lahe, neid ma oskaks panna. Nii, paneme kõik need midagi täis. Mina nurkadesse ei pane. Oda, me ei pidanud tegema nende tortsidega seest. Jaa, aga ma mõtlesin, et ikkagi teeme, sest nende lampidega jändamine võtab aega. No, okei. Ja ma pean katusse siis kuidagi teistmoodi tegema. Nii, okei, nüüd lähme tõesti katusse juurde. Ja kui terve maja on nagu ära tehtud ja rõdu, siis hakkame tegema seest igasuguseid asju. Okei, kõigepealt millega me võime näiteks akaatsiaga teha selle siit. Ja siis teeme ma ei tee kahega, teeme midagi näiteks. Ja teeme lihtsalt valgega seest. Okei. Või nagu kaduse. Ei. Nii. Kuule, slaim, palun ära õppa, okei? Jah, varsti hakkab kadus ka sama valmis. Paneme akaatsiad ümber, siis paneme keskele villa ja villa peale paneme uuesti akaatsiad, siis näeb ilus välja. Ja siis tuleb veel üle vaadata valgus ka.
koordinaatidega, siis saame teada, kui valge on, kas piisavalt valge, et kollid ei tekiks. Kui keegi ei tea, siis kollid tekivad valgustasemel 7 või vähem. 7 on vist maksimum või? Ja 7 on kõige valgem, millega nad tekivad. Aga kui on valgem kui 7, siis te ei pea muretsema. Siis ei saa nad tekkida. Aga mina ei muretse nagu nii, isegi kui nad tekivad, siis kui me serveri avame, paneme nii, et kollid ei teki. Paneme Peacefulli peale. Ei, hullema. Okei, vaatame kõigepealt valguse järele. Jah, praegu peaks olema küll. Aga jah. Ai, ma pidin ju selle. Teeme sellega üle. Okei. Nii, näed, siis jääb ilusam mulje. Oda, ajaks on sealt 0. Oda, vaata, kas on päev või? Päike peaks tõusma kohe, ma ei tea, kust sealt poolt. Jah, on küll päev. Ma panin 0, sest siis on kõige esimene aeg päeva alguses. Teie mängijad ärkavad küll, kui selle üles, kui sa paned time set day, siis teie ärkate selle üles nagu. Ükskord magades tegin sellist pulli Minecraftis, et kiirutasin kogu aeg. Time set night ja magasin mingi 15 minutit niimoodi. Okei. Ei, katuse saame valmis siis. Okei, kohe. Ja see on valmis, olgu. Aga selleks korraks tänan vaatamast ja head aega.